ongi selline tunne, et kõigepealt ma pean üldse teadvustama, et jälle samasugused kaardid, mis on juba olnud. Nii et tundub, et midagi on nende kohta ütlemata. Need on kas kaardid, mis on mul enda isiklikus kanaldamisest tulnud või ingliskeelsel kanalil või siin. Nii et vaatame, mis siis ütlemata on. Ma tunnen siin seda kaarti vaadates kohe vajadus sirutada. Kui sa saad, siis pane telefon käest ja lihtsalt korraks siruta käed hästi kõrgele. Just kui venitaksid ennast ülipikaks. Tee üks mõnus sirutus. Mõni kaelaring või käeringid või siis siruta ennast korraks hästi kõrgele ja rindkere lükka ka. Niimoodi, et sa tunned, et süda läheb lahti. Ja sa võid tunda nüüd, et siin need puusad on kinni olnud, et puusaringe teha. Pöiaringe. Niimoodi, et ühtepidi sa korraks täiega venitad ja sirutad keha. Teistpidi siis su keha on hetk hiljem palju rohkem lõõgastunud. Aga siruta niimoodi, et sa tunned, et sa rindkerest lükkad südame lahti, südame keskuse. Tunnen, et see kaart kutsub praegu täiega hetkesse lõdvestuma. Sõnumid tulevad läbi väga aeglaselt ja väga pehmelt, samas väga jõuliselt. Ja ma tunnen ka seda, et neid pause ei tohiks välja lõigata videotöötluses. Need pausid on olulised. Et kui siin tuleb kellelgi kärsitus peale, et mine nüüd edasi ja räägi nüüd ruttu ja rohkem, siis see ongi oluline käivitus sulle praegu, et tõmmata mõistus vaikseks ja tegelikkuses tulla kohale ja tulla vaikusesse ja lõdvestuda siia, mitte kerida edasi, mitte kerida järgmise asja juurde, mitte kohe joosta edasi. Et lihtsalt olla. Nii need aktivatsioonid toimuvad. Tervendus toimub kohe siin ja praegu. Sinu keha tahab läbi venituse rohkem ruumi teha. Et kehastada sinu jaoks jutumärkides suuremaid energiaid. Sellepärast sa oled võib-olla tundnud ka, et keha on kinni olnud viimasel ajal. Et keha tahab kiirustada viimasel ajal. See on sellepärast. Või kui unes näinud mingit actionit või mingit liikumist või kui on olnud mingit ärevust või paanikat öösel, siis see on see põhjus. Mida rohkem sa venitad ja liigutad ja painutad ja tunned, kuidas kundid ragisevad, seda rohkem sa sealt igalt poolt vahelt seda varju välja lased. Neid pingeid vabastad. Füüsiline keha ja lihaskond, see on kõik emotsioonide füüsiline väljendus. Emotsiooni keha füüsiline väljendus. Kõik, mis emotsiooni kehasse kinni jääb, see muutub lõpuks lihases blokiks, energiablokiks.
kui sulle meeldib massaažis käia ja sa päriselt lõdvestud massööri käe alla ja lubad tal päriselt vajutada nendesse kohtadesse, kus sul on energiablokeeringud juba läinud üle füüsiliseks blokeeringuks, siis sa saad ka väga palju emotsiooni vabastada, aga sa pead lubama laskma endal sealsamas siis nutta. Ja kui sa oled massöör, siis too enda tervenduselementi energiatööd, palun. Kui abaluude vahel on pinge ja valus ja see üks punkt, kuhu ligi ei pääse, siis see on hingemärk. Vajadusest rohkem ruumi teha. Lõdvestu. Pane silmad kinni ja võta vastu. Peopesad ülespoole. Hinga. Suurenemine toimub nüüd. Seal, kus on pinge, hinga kohe sinna. Vaata sina seda kaarti nüüd. Mis sa tunned? Mis sa näed? Pane tähele, mida sa tunned, kui sa vaatad. Mis detailid sulle silma jäävad? Nii. Iga kord, kui keha tunneb tõrget või mõistusest tuleb tõrge, et midagi mitte teha, siis proovi alustada vähemalt. Isegi kui sa tunned, et keha ja mõistuse ja intuitsiooni vahel on justkui käärid, et ma ei ole kindel, kumb nüüd praegu, mis see tõde praegu on, siis proovi teha, proovi alustada vähemalt, et sa saaksid teada, kuidas sa tunned. Võib-olla see on lihtsalt sinu vari, mis püüab sind saboteerida just selle kehastamisest. Sest see on põhjusega, et need samad kaardid tulevad mitmes päev välja. Siin on mingi sügavam tõde.
väga kergekäeliselt oled andnud järgi nendele tõrgetele, mis tegelikult hoiavad sind lihtsalt millegi uue tegemisest. Ja siit kõrgem süda juba viib edasi ka kurgule, kus ma siis tunnen, et nii kui see kaart vastu mu kurku läheb, mul on nii ebamugav. Kas sa saaksid palun oma käe, mõlemad käed panna vasaku käe, nii nagu mul on kõrgema südame peale, kui muidu südamekeskus on siin rinnaku keskel, siis natukene ülespoole. Pane esialgu käsi suletud sõrmedega ülemise südamekeskuse peale. Ja sa võid ette kujutada sinna sükest õrna eleroosat, iridescent, natuke läbipaistev, kumav, õrn roosakas energiapall, justkui nagu see on. Selle kujutad ette siia. Ka nendes värvides, mis siin näha on. Kui sul on mäekristall, siis sa võiksid panna selle siia. See töötab väga hästi siin. Mis siis, kui sa oma töös lased hingel juhtida? Ja kehaga lihtsalt usaldad. Kui sa tunned, et sul tulevad ka haigutused ja kui sa tunned, et sul tulevad ka haigutused, siis tea, et see on lihtsalt vabanemine. Ja kui ka väsimus tuleb või uni tuleb peale või see on lihtsalt keha viis näidata, et ta lõdvestus ja et ta nüüd vabastab. Tunnen, et siia tuleb üks energia juurde. Viimasel ajal on minu meelest üldse see fookus olnud täiega keha lõdvestumisel. Nii palju vanu asju on lagunenud, et
ka tulla. Oi kui hea. Kurgust eest ära kõike, siin ongi just hääle taassünd. Ja me lähmegi siit kõrgem südamekeskus ehk siis hingeväljendus, hingetõe väljendus ja me lähme siit edasi nüüd kurgukeskusele, mis tänu sellele, et hinge soov omaks võtta läheb transformatsiooni ja sellega võib-olla eneseväljendus muutub. Kindlasti on siin piiride kehtestamine väga oluline. Kindlasti on siin kõigepealt oluline, et sa tead üldse enda piiri ja tead üldse, mis sa tahad ja tead üldse neid kohti, kus sa võib-olla järele annad endale. Palju rohelist on nüüd. Rohelist ja fuktsia roosat. Ja sul võibki nüüd pärast transformatsiooni avaneda täitsa mingi uus tegutsemisviis või mingi uus viis, kuidas sa midagi spetsiifilist teed. Võib-olla sa oled varem harjunud mingis tehnikas midagi tegema või mingit tööriista kasutama, aga nüüd sa tunned, et see ei tööta enam nii, nagu see töötas ja sellega võib kaasneda ka päris kõva lein, et sa ei ole enam see versioon, kes seda eelmist tehnikat nii meisterlikult läbi tõi. Ja nüüd tuleb jälle see koht, kus alistuda sellele, et okei, et sa ju tead, mis on sinu missioon ja sinu ülesanne. Sa tead seda koodi, mida sina läbi tood, kuid kuidas? Siin on mingi uus lähenemine, mida sa oled ainult iseenda jaoks kasutanud. Mida tuleks nüüd ka teiste jaoks kasutada. Sa oled piisav. See, et sa ei ole seda varem kuskil näinud, ei tähenda, et seda ei eksisteeri. Äkki oledki sina esimene. Kas sa saad sellesse lõdvestuda, sellesse teadmisesse praegu? Ja siis, kui sa loed kolmanda silmaga, mitte kahe füüsilise silmaga, mis läbi selle vaate avaneb, kui sa kogu oma keha lõdvestad ja teadlikult lõdvestad ja paned silmad kinni ja vaatad enda kolmanda silmaga. Ükskõik isegi, kui sa ei tea, kuidas see käib, sa lihtsalt ütled, et sa nüüd teed seda. Ja sa annad lihtsalt vaikust ja ruumi. Sa ei mõtle mitte midagi välja, mida järgmiseks öelda. Vaid sina annad ainult vaikust ja sõnad voolavad suhud. Kõik on sagedus, kõik on energia, see hääletoon on sagedus, see hääletoon töötab. Kas sa saad koos minuga ümiseda? Tähte. Niimoodi, et kui sa seda ümised, sa tunned, et sul kurgus siin hakkab vibreerima. Proovime. Timmi seda niimoodi, et sa tunned, et see hääl läheb järjest sügavamale, seni kuni see ühendub sinu kõrgema südamega. Hääl ei pea ise minema madalamaks. See on vibratsioon, mida me siin taga ajame.
proovime veel. Nüüd sa võid tunda, kui see kõla läheb puhtamaks sinu jaoks, et see kolmas silm läheb ka vibrasse. Väga hea, sa võisid tunda, et võib-olla läks kolmandasse silma ja sealt võib-olla isegi ülesse. Ma väga soovitan sellist ümisemist teha, siin ei ole üldse vahet, kuidas see kõlab või kuidas see välja tuleb või tähtis on see, mis sa oma kehas tunned, mida sa oma kehas tunned. Ja kui nüüd tuli pingesse keha, siis jälle lõdvestu teadlikult. Vaju veel enam enda tooli. Ja lihtsalt võta vastu tühjus. Siin kaardil on samamoodi kurgu transformatsioon ja läbi kurgu transformatsiooni on kolmanda silma aktiveerimine, kõrgema krooni aktiveerimine ja see käib kõik läbi vibratsiooni. Kas pole imeline, kuidas energia töötab? Milline aktivatsioon? Näed, siin on seesama kahe kala vahel, yin ja yang. Tahaks neid koos näidata isegi. Nüüd on nagu see pidepunkt täna siin, ma tunnen. Mida sa märkad siin? Milline ime just tervendus. Nii. Kosmilised esivanemad. Mida see aktiveerib?
kas sa tunned neid endaga? Tunnen, kuidas veel eelmistest kaartidest täiega vibra on sees. See kaart kohe nagu ei kõnelegi midagi, lihtsalt siukest tuge tunnen sellest, toetust, tuge. Võib-olla see olen täna mina siin või see oleme täna meie siin. Mida sina sellelt kaardilt näed? Tajud, tunned? Korra südamega vaadata. Ja ma tunnen lihtsalt väga suurt toetust. See kaart, pigem see energia väljendab seda tuge, mis ma ennem alustamist siia kohale kutsusin. Nii tore, et see kaardina välja tuli. See tuli kaardina ikkagi selleks välja, et meelde tuletada sulle sinu ühendust sinu esivanematega. Ükskõik, mis suhe sul on nendega olnud. See on oluline, et sa ikkagi tunneksid neid enda selja taga ja et nad oleksid alati koos sinuga. Igas hetkes, igas töös, igas olukorras toetamas sind. Nii et kutsu selles hetkes praegu siin tänus ja armastuses enda esivanemad, enda selja taha ennast toetama, hoidma, tõstma, armastama, sest me oleme ju ikkagi sündinud puhtast armastusest. Oleme sündinud ekstaasist. Ja tea, et ükskõik mis inimlik kogemus sul on oma esivanematega olnud, tea, et nende hing on ikkagi sind alati toetamas, sest teil on kokkulepe. Teil on kokkulepe, et te olite ühes peres, ühes liinis ja neil on teatud maagia, millega nad sind ikkagi toetavad, mida sinul on võimalik vastu võtta. Ja mul on tunne, et selle esivanemate tänus, hoituses ja armastuses me täna selle ringi siin ka kokku tõmbame. Igaveses tänus, armastuses, puhtuses, valguses ja pimeduses, kohalolus selle kõigega, mis on. Tänan selle tervenduse eest, tänan selle aktivatsiooni eest. Olen täielikult kaitstud ja hoitud kõiges, mis ma täna teen. Juhatatud armastusest, selgusest ja kergusest. Rahu.